Tervitused kõikile kuulama Heitlus 20. podcasti. Minu nimi Andres Eelmaa. Ja mina olen Mihkel Märtson. Ja siin me oleme saunas jällegi. Saun on hästi palav. Mihkel... Täna oli ikkagi 26 kraadi ja jube palav. Ja saun on nagu otseselt köetud ei ole, aga lihtsalt palav on. Väike küttis. Ja nagu näete, siis mina ja Mihkel ei ole siin täna ainult kahekesi, vaid meil on siin kaks veetlevat neiut veel lisaks meile, et saun oleks veel kuume. Nii, tutvustage ennast. Tere, mina alustan siis. Minu nimi on Liisabet. Nii, mis veel vaja öelda? Ja kuidas sa oled meiega seotud? Mina olin nende klassiõde põhikoolis. Ja praegu oleme head sõbrad. Loodetavasti. No eks näis. Vaatame õhtu poole. Oi, minu nimi on Birgit ja ma käisin nendega samas, ma käisin Mihkli ja Andresega samas klassis 12 aastat. Päris jube. Wow. Ja siit tuleb throwback meie eelmisele saatele, me rääkisime kooliajast ja ma seal mainisin, et tüdrukud ütlesid, et Andres ole kuss, siis Birgit oli tegelikult üks nendest, kes ütles, et Andres ole kuss. Aga ja, et täna me hakkame rääkima siis üleüldiselt nii-öelda, et kuhu nii-öelda me oleme sattunud oma elus, milliseid valikud me oleme teinud meie jõuda siia kohta ja kus me oleme praeguses hetkes ning kuhu me plaanime edasi minna. Ja lihtsalt näha, et nii-öelda panna perspektiivi meie elutee nii-öelda. Mihkel alustas nii tiibista seda juttu juba. Ei, see on vähe tiibima mõeldud, et mis teha. Et siis... alustame sellest, selle meie teema, et me siin siis Andresega küsime teilt kahelt, et mis on teie unistused? Kohe nii tiibiks me võime. Birgit alustas. Wow, minu unistus... Mõtle midagi sellist, mis sul pähe kohe tärkab, mitte midagi, et sa pead kaua mõtlema. Okay, ma arvan ka, et unistus on see, et ma ei pikemas perspektiivis kunagi tulevikus ei mõtle niimoodi üle ja ma saan vabalt võtta ja unistus ongi olla lõppude lõpuks õnnelik eluga ja nautida kõike seda. Ja et eks see näeb, mis tähendab tulevikus, kuhu ma jõuan, aga peaasi, et ma olen just rahul. Võt see on lihtne öelda, aga jah. Ei, mul on umbes sama. Et lihtsalt nautida seda elu kulgu on ju. Ja noh, jah, spetsiifilisemalt võib-olla, et teha karjääri oma erialal siis. Jah, siuke karjääri võtt ole. No aga härra Mihkel, millest sina unistad? Ma ei mäleta, kas me just scrappisime selle episoodi, selle Verevendade episoodi, aga ma mäletan, et me oleme nagu rääkinud vähe. Me oleme arutanud seda. Aga ma siis ütlen uuesti, et minu unistus on kaua aega. Üks nendest on see, et ma olen tahtnud alati minna Hiina õppima kung fuud ja õppima budismi viise. Et see aitab samamoodi nagu leida ennast nii-öelda soul seeking tähendab. Ja ülejäänud värk siin 20. just, mis meie saade on, ikkagi minna kusagile välismaale, Austraaliasse. Vabandust, ma nüüd segan vahele, aga ma ütlen ühe asja vahele. Me hetkel salvestame seda saadet, kell on 00.16, ehk siis Mihkel sai 16 minutit tagasi tegelikult 20. Nii et teeme talle väikese aplausi, Mihkel sai 20 ja nüüd on ametlikult saate nimi Heitlus 20. Nüüd me mõlemad käime 20. Et nüüd on lõpuks asi... 3 saadet hiljem, jah. Jaa, korras, lõpuks. Aga palju õnne. Jaa, palju õnne. Aitäh. Nüüd segasin vist su mõttele ka vahele. Ei seganud õnneks. Et Hiina kung fu õppima ja budismi viise nii-öelda õppima minna. Ja siis see on selline vähe pikema perspektiivi plaan, aga üleüldiselt lihtsalt minna välismaale Austraaliasse. Mul tuli hiljuti üks selline võimalus minna Ameerikasse nii-öelda music produceri seda eriala õppima ühe professionaali alla. Wow, meie Elisabeti unistused tunduvad nii simple ja Mihkel on kõik nagu wow. Ei, mul ei ole nii otsed läbi mõelda, mul on lihtsalt see, et... Ei, aga see on hea jällegi. Ja. Ei, kindlasti minule ka kindlasti see nii-öelda avaldub, et ma sooviks ka elada elu siukest, kus ma saan olla õnnelik ja mis on selline organiseeritud ja ma saan nagu endast maksimum anda.
see on samas nii üldine, aga see on samas asi, mida kogu aeg mainida, et nagu jah. Nii, Andres? Mina tahan rikkaks ja kuulsaks. Kuule, ärme gümnaasiumist räägi, eks ole. Ma arvan, et ma tuleksin selle teie jutulõngu juurde tagasi, et tegelikult ma tahaks ka lihtsalt, et mul oleks nagu, elu oleks kõik korras ja kõik kulgeks nagu mingit kindlat rada mööda, et ei oleks kogu aeg siuksed Ameerika mäed, et on alla, üles, et lihtsalt olekski nagu siuke kindel missioon, kindel asi, mida sa teha tahad ja ma nõustun sinuga. Jah. Et sul on nagu asjad paigas ikkagi, mitte et sa kogu aeg nagu, ma ei tea, change'id oma asju ja nagu teed midagi sellist. Kuidas sul hetkene seis on? Ütled tulevikus, aga... Hetkene seis, ütleme, et me Mihkliga siin ju, nagu me rääkiksime, siis me püüdleme selle poole, et kõik oleks ikkagi parem, et... Ei, ma arvan, et on fine nagu tegelikult, et ei ole mitte midagi hullu. Podcasti kuulad ei tea, jah, aga me nüüd Andresega oleme mõlemad tööl. Jaa, me läksime tööle. ja üritame investeerida oma tulevikku ja teha midagi ägedat. Vot, täpselt. Jah. Aitäh sulle. Me teame, siis Andresega läksime tööle nii-öelda kogemuste pärast ja nii-öelda finantsilise parema seisukorra jaoks, et me saaks nagu nii-öelda investeerida, jah. Et ikkagi me saaks mingit lillegi liigutada, muidu me oleks endiselt, ma arvan, et mis sest, et meil oli see nii-öelda jutuajamine ära, mis me esimeses saates rääkisime, et asjad korda ajada ja mingi change tuua oma ellu. Nii, et kallis ema isa varsti ma ei pea leivara küsima. Lõpeta ära. et me lõpuks hakkasime nii-öelda liigutama ennast, et ei ole lihtsalt tuimad mingid, vahepeal teeme mingi projekti ja siis istume niisama. Et see on jah, kus me praegu oleme. Jah, et oleks kindel asi, mitte et sa lihtsalt pendeldud mitme asja vahel. Lihtsalt passid ja... Istud siin Saura ruumis. Ja mida ma tavaliselt ma arvutin siin. Kuigi tegelikult see pendeldamine on selles mõttes hea, et ma olen hästi palju nagu elus erinevaid asju proovinud ja teinud ja see on sellepärast hea, et kui sa hästi palju asju proovid, siis sa lõpuks nagu leiad selle asja, mida sa tegelikult armastad ja mis sulle meeldib. Et selles mõttes see on hea, et kui sul vanemad ütlevad, et mine inseneriks, tegelikult sa seda ei taha teha ja nagu lähed näiteks õppima, siis nagu ütleme, et sa pead ikkagi leidma selle asja, mis sind huvitab ja mida sa armastad. Läbi kogemuste ja... Jaa, absoluutselt. Et see on minu... Aga kus te olete kahekesi praegu oma elus? Või kuidas te räägiksite või Kas te olete ka 20-ndates? Mina olen 20. Kes siin veel ei ole? You're gonna get kicked out niimoodi. Davai, Saun Oks on seal. Oi, me ei teadnudki. Nii naljakas. Aga kus me ju enda eludega oleme? No praegu on õnneks suvevaheaeg, mida me täiel rinnal nagu naudime. Meie tööl ei käi kahjuks. Jaa, ma käin väikse sihukese poole kohaga, aitan oma ema tööl, seepärast, et ma võin öelda seda, et ma õpin Kunstiakadeemias Tallinnas ja Tallinnas on hetkel olud nigelad, et töökohta on raske leida ja sellepärast ma olen tulnud siia oma kodukohta tagasi Nõia, et olla ka oma sõpradega rohkem koos ja nautida ennem kui 9 kuud jälle õppima peab, aga hetkel, kus oma eluga olen, praegu lihtsalt naudin, puhkan. Ma arvan, et see on väga oluline osa suvest. Selline vaheperiood, jah? Nii-öelda selline vaheperiood, jah? Jaa, et siis septembris... Astud sellest... Me oleme nii noored, me peamegi nautima, ega mingi 40-sed tööle. Kus sa oled? 40-sed võid ka nautida. Jaa, just. Paad pidu samal moel ja... Vorst näitus 40-ndates, eks ole. Okei, aga mina käin ka muidu ülikoolis. Eestimaa ülikoolis. Ma põhimõtteliselt olen ka Eestimaa ülikoolis praegu. You go, Mihkel, nagu. Aga jah, õpin, mis ma õpin siis nüüd? Maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist. Põhimõtteliselt täislause nagu oma eriala kohta öelda. Ja üldiselt jah, ülikoolis tegelikult oli esimene aasta tore, aga nüüd suvel on parem puhata ja mängida. Oh yeah. Oh yeah. Nagu meie arvutimänge. Mingid CS-i ja... Kas te olete mõtelnud vähe pikemalt ka nagu, et kuhu te tahate jõuda? Nagu te olete praegu hetkel ülikoolis, me oleme Andresega selline... Me chillime.
ja me chillime onju, meil ei ole nagu väga kindlalt ära mõeldud nagu mida me tahame teha, me vaikselt töötame sellega, kas te olete ära otsustanud, et see on see, mida te tahate teha ja mida te tahate nagu ja et see ongi, tulevikus ennast nagu ma näha rääkisin, tegemas. see on see südameasi, et ta Ja, nagu leidub ja, selle ja. armastuse, et nagu selle asja vastu, et Mina isiklikult sattusin kunstiteaduse erialale väga juhuslikult, et mulle lihtsalt kunstiajalugu meeldis ja mõtlesin, et why not, et eks ma proovin ja läksin sinna niimoodi, et ette ei valmistanud ega mitte midagi, aga läks väga hästi ja sain sisse, aga ma ei olnud algul kindel, kas see on mulle, aga mida aeg edasi, seda rohkem nagu leidsin, et ikka, et seal on kunstiajalugu, mis mulle väga meeldib, üldajalugu ja ka filosoofiat ja psühholoogiat, mis on minu väga südamelähedane. Ja edasi selle erialaga ma pole kindel, kas ma tegelen veel. Ma leian, et esimene aasta on küll möödas, mul on veel 2 aastat aega, et otsustada ja mõelda, aga ma tahaksin teha magistrisse kohe mitte minna, et teha väikse pausi ja reisida ja maailma näha. noh, põhiline asi ongi tegelikult see, et sa paberi vaatad kätte saad. Et sul on mingi haridus olemas, sa võid ju selle kunstiteadlase paberina kas või töötada, ma ei tea. Ei, valikuid on väga valikuid palju. On hästi palju selles mõttes, aga peaasi, et sul on nagu mingi aluspõhi ja selles mõttes asi all. Ja välismaal midagi leida on ka alati võimalus, et ma ei pea Eestiga piirduma, mis ma endale üritan. Saad minna isegi internetis freelanceriks või midagi siukest. Ja sellel ma ei üldse mingi graafilist disaini, ma arvan, et see on ka ikkagi haakab sinu teemaga. Ja nii ja naa, see on graafiline disain on natuke teine, aga jah, see on alati võimalus selles mõttes. Me just leidsime omal graafilise disaineri siis, kes saab logo teha. Tutvused loevad ka elus hästi palju. Väga loevad. Jaa. Aga nii? No kui rääkida erialaselt, siis ma ei ole kindel, kas see on või noh, jah. Tegelikult südameasi oli pigem see, et ma tahtsin füsioteraapiat minna õppima, on ju. Kas sa proovisid uuesti muidu see aasta? Ma proovisin uuesti see aasta, aga ei läinud läbi jälle. Päris palju tahad ikkagi minna sinna. Üle 400 avaldus oli vist äkki. Rets. Mul on ka selga haige, oleks praegu hea olnud. Seda ütlevad igad vana inimesed ka veel. Või me oleme nii vanad. Aga ei, mul meeldib majandus ja ärindus ja gümnaasiumis juba seda õppinud, et siis mingi baas on veel all, on ju. Saab edasi ehitada seda nii-öelda. Ja eks ikka jätkan sellega. No meil on tulevikus ikkagi raamatupidaja ka või? Või mis raamatupidaja? Mitte raamatupidaja, aga nagu... Siis sa pead ettevõttel nagu hoogu. No inimesi, kes asju ikkagi juures hoiab ja näitab. On raamatupidaja see eesti keele versioon? Andres ja Mihkel ärge kulutage nii palju. Mis asja? No on niisugust inimest vähe, kes ütleb, et ärge kulutage nii palju. Meil on kindlasti vaja. Nagu Mihkel, kus meie siis oleme omadega? Kus me nüüd oleme? Me oleme neid nii palju nüüd siin juba välja pinninud selles mõttes, et peaks endast ka rääkida. Me siin Andresega vaikselt töötame, veame kaableid ja väikselt maandust ja... Kellele maandust vaevadki ühendust, teeme kõik maandust. Et me sattusime Andresega väga õnnelikult sellise töö otsa peale, kus nagu on vähemalt 6 aega meil mõlemal tööd. Et sellises väikses kohas palk on päris hea. Ma ütleks, pluss me saame mõlemad sellist väärtuslikku kogemust. Ja me oleme kodu lähedal. See on kõige tähtsam, ei pea hästi kaugele rändama. Me väheme kaablid asju ja äkki sükest asju. Ma arvan, et see on hetkel meil selline väga hea samm. Tuleviku poole täpselt, jälle panin oma mul läks jälle meelest ära nii tuletõrje Arlava. See, näete, akut on ka 4%, see podcast varsti läheb kinni niimoodi plaksub. Õnneks mina rekordin. Aga et see on selline hea samm tuleviku poole, et meil on selline vahepeatumine, kus me saame tööd teha, raha teenida, mõelda pikemas plaanis, et kuhu me tahame oma aja ja ressursid ja investeerida ja sealt edasi minna, meil on Andresega mõlemal vähe... No see on jälle selline mõnus vaheetapp, et me saame lihtsalt mõelda elu üle, mida me täpsemalt edasi tahame teha, kuhu me suunduda tahame. Et meil on hetkel selline... Aeg maha võtta lihtsalt. See aasta on natukene vähe hektiline olnud, hektik olnud, aga me oleme päris heas kohas, et meil on suuri plaane on tulevikuks päris palju. Või nii suur, et te maus ja saunaruumi ära ei kujuta ette lihtsalt. Et meil ongi lihtsalt vaja praegu fokusseerida sellele ja vaikselt edasi minna.
see oli nii deep mõttetera, et ma lihtsalt noogutan ja nõustun sellega. Jaa, Väga Mihkel, ilus. sul on väga ilus. Jaa, õigus. ikkagi Vot. sünnipäevalaps. Jah, täna tuleb midagi erilist. Vot, aga hakkame vaikselt oma saadet siis äkki koomale tõmbama. Jaa. Suur tänu, et te kaks tulite minu väiksele istumisele ja me otsustasime, et võiks väikse episoodi teha ja Jaa, ja te olete meie esimesed külalised, nii et te peaksite olema väga honored nii-öelda. oleme. Aitäh, Jaa. et kutsusite. Ma ei tea, aitäh, et tulite. kas esimesel episoodil on mõned podcastid juba külalistunud või? Ei, vist mitte. Jootas Veetbankil oli. Okei, jah, et Nii. vähemalt meil on nagu siuke väike establishment olnud selle Jaa, podcastiga ja absoluutselt. siis me saime head külalist juurde, et arutleda vähe erinevatel teemadel, mida meil Andresega oleks natukene jännis olnud. Ja me saime omale veetlevad neiud siia, mitte, et me saaksime ka siis vastassugupoole perspektiivi pealt läheneda sellele teemale, mida me täna arutasime. Aga kurat, ma ütlen ühte asja, 4 inimesega saunas on liiga palav. Liiga palav. Jaa, aga eks ta selline ole. Nii et kallid kuulajad, kallid vaatajad, aitäh, et te meid kuulasite. Suur tänu teile kõigile. Aitäh, et kuulasite, aitäh, et vaatasite. Jälgige ikka meid Facebookis, Instagramis. Liituge meie Discordi serveriga või kommuuniga, kuidas seda nimetada nüüd. Mõlemad äkki. Jah, mõlemad. Ja olge lihtsalt mõnusad. Ma arvan, et nüüd on õige aeg saun küdema panna. Ikkagi veel rohkem, et küdema. Et siis oleks veel rohkem powerit järgmiseks saateks. No viskame leili. Viskame leili, jah. Aitäh teile, et vaatasite ja kuulasite. Tšau, olge mõnusad. Varsti.